Ahoi sõbrad, kui te jälle olete minuga, vaatate ja kuulate mind, siis see tähendab, et Tai Chi tervise võimlemine siiamaani huvitab teid. Rõhutan veel kord, kui te otsustasite kasutada ja harrastada Tai Chi enda vaimse ja füüsilise tervise jaoks, siis peate seda selgeks õppima ja üksinda liikuma. Paljud harrastavad Tai Chi rühmades. Ühed, et õppida selgeks liigutusi ja kuulda õpetaja seletusi. Teised, et ühineda mõnusa klubi seltskonnaga, kus saab peale kummalist liigutamist veel rääkida aiast, peenratest, tablettidest oma tervisest. Kolmandad lihtsalt on lihtsalt vaimustatud ja kui näevad salapäraseid liikumisi, näiteks niisugusi või teist tüüpi liigutusi. Siis on hoopis pea segi ja zombitunne sees. Loodan, et olete esimest tüüpi inimesed, kes tahavad õppida selgeks liigutusi ja kuulda õpetaja seletusi. Siis on aeg selgeks teha 3 Tai Chi põhialust. See on õige asend, õige hingemine, õige mõistuse keskendumine või kontsentratsioon. Õige asend. Traditsioonilistel hiinlastel on oma ette arusaam, kuidas toimub inimkehas energia liikumine ja selle tasakaalustamine. Nad ei hakka rääkima sellest, et inimene tarvitades süsivesikuid, lipiide ja valku suunab rakkudesse vere kaudu sisse hingatud hapniku ja siis läbi glükolüüsi või oksideerimise loob ATP molekuli, mis omaette paneb liikuma sarkomerisaktiini ja myosiini ja siis lihas töötab, käsi kõverdub või jalg liigub, teeb sammu. Ja läbi närvisüsteemi annab käsu ajule läbi keemiareaktsiooni või siis elektriimpulsiga. Ei, nad ütlevad, et inimesel on omaette sünniaegne tsi neerudes. See on niisugune omaette energia enne sünniaegne tsi, mis andab kehale võimaluse elada. Ja et keha liiguks ja oleks terve, on vaja sisestada maatsiid, mis on toit ja jook, ja taivatsiid. See on õhk läbi hingamise. Ja kõike seda tasakaalustada, mitte ainult veresoontes, vaid ka kollateraalides ja meridiaanides. Ja et see energia tsi liigub sujuvalt, on vaja viia õigesse asendisse oma keha. Mis asend see siis on? See on omaette ideaalne Tsigungi algasend, millel on omaette 18 nõuet või siis tunnust. Niisiis õige asendi tunnused. On vaja seista lamedatel taldadel, põlved peavad olema kõverdatud, reied lõdvestatud, jalgade vahe peab olema ümar ja päraku on vaja hoida niiviisi, et alt midagi välja ei voolaks, kõht peab olema sisse tõmmatud, küünarnukid langetatud, peavad olema tühjad kaenlaalused, rind peab sisse tõmbama, on vaja selga sirutada, õlad peavad olema lõdvestatud, käelabad peavad olema ka lõdvestatud, vöö lõdvestatud, pea riputatud, põskede hoid peab olema, see abistab hingamist, silmad peavad olema kinni või poolkinni, huuled kokku ja keel vastu sula. Vaadake, kui keeruline kõik see asi on. Räägime ja jätame meelde olulisemaid. Esimene, jalad ja käed peavad olema kõverdatud, ümarad. Käelabad ei ole sirged niisugused, aga ka natuke kõverdatud ja ümarad. Küünarnukid
vaadake, on niisuguses asendis, et vaatavad allapoole ja nende asend on niisugune, nagu me hoiaks mingisuguse suure ümmarguse posti. Seda asendit nimetatakse ka niiviisi, et see on nagu posti kallistamine. Õlad on lõdvestatud, vaatavad allapoole. Jalad, vaadake, jalgade vahe on ümar. Põlved on nii palju kõverdatud, et nad on umbes varvaste kaugusel. See on esimene nagu põhialus. Teine, selg peab olema sirge ja pea riputatud. Seda öeldakse niiviisi, et nagu pea oleks kinnitatud nööriga üles, ja et ei kaldu ega paremale, ega vasakule, ega tagasi, ega ette, aga on nagu nööriga ülespoole riputatud ja seisab kogu aeg ühes kohas. Selg peab olema ka nii palju sirge, et tagumik ei vaata tagantpoolt välja. Selg ja tagumik on ühe joone peal. Ja kolmas, kõht ja rind peavad olema sisse tõmmatud. Nad ei vaata ette niiviisi, nagu mõned seda proovivad teha, aga on vajutatud sinna sisse tõmmatud. Ja nüüd hingamisest. Kõik me teame, kuidas tegelikult siseneb õhk läbi hingetoru kopsudesse, kuidas alveoolid tõmbavad õhust hapnikku ja saadavad seda verega keresse ja lihastesse. Traditsioonilises Hiina tervisevõimlemises peab seda protsessi kujutama endale natuke teistmoodi. Oma keha peab nägema kui tühja anumi lahtise kaelaga. Sisse hingates vajub õhk mööda anumi esiseina põhja, see tähendab kõhtu, ja tõuseb mööda tagaseina pähe. Peale seda välja hingates ta lahustub universumis. Jagame hingamistehnika sisse ja välja 4 taktiks. 1 ja 2 on sisse hingamine, 3, 4 on välja hingamine. Seda peab koos kõlastama liikumistega, nii käeliigutusega kui ka sammudega. Näiteks, kuidas seda on vaja teha? 1, 2, 3, 4. See tähendab sisse, sisse, välja, välja. Või teine liigutus. 1, 2, 3, 4. Sisse, sisse, hingame välja, välja. 1, 2, 3 ja 4. 1, 2, 3, 4. Mis on oluline keskendumises? Liikudes on vaja meeles pidada, mis liigutus tuleb tehtud liigutuse järgi. Selle jaoks on vaja kõik liigutused väga täpselt ja hästi meeles pidada ja selgeks õppima. Pilk peab olema seotud aktiivse käega. Kui liiguvad mõlemad käed, siis on vaja jälgida aktiivset või ründavat kätt. Nii et liigutuste meeldeõppimine ja aktiivse käe jälgimine.